Tere! Oleme jõudnud laivi järjekordsesse podcasti Kinnisvara müüt või tegelikkus. Tere hommikut, jah. Ja ka Martin. Ma proovin tänases valimine rääkida. Räägi valimine, jah. Töötab meil see, jah? On see punane või? Vaata. Tundub, et ei ole punane või? On või? On, jah. No. Ei, see peaks vähe eredam olema. Oot, vaatame kohe asja järgi. Statistiline... See pole sees ju, see ei saagi järgi olla. No vot, praegu on ainult minu arvuti, nii et räägime hästi kõvasti, kohe paneme päris arvutile juhtmega taha. Näe, palju eredamaks läks. Läks palju eredamaks, aga vaatame kohe, kas ta küsib meilt kuskilt seadistustes selle ka, et ma saaksin panna kas on eraldi tööle? Selle tööle. Töötabki. Nüüd läheb tehniliselt natuke aega, sellepärast, et ma tahan olla kindel, et see töötab. Muidu Martit pole üldse kuulda, mina olen kõva, aga mind on alati kuulda. Oskar vaatab üle. Täna saab isegi otse live salvestuse teha. Teeme korra ühe siukse triki, et ma lähen vaatan selle Facebookis. Login ise sisse enda kontole. Kui hästi meid kuulda on. Räägi Martin midagi. Väga hästi. Jah. Krõbin ka. Vaatan selle Facebookis. Väga hea. Okei, aga siis alustuseks nagu ikka Loopargi arendus. 9 korterit, 8 on alles. Loodetavasti täna on tehing esimese korteriga, nii et varsti on sampus lahti või. Et teada oligi see, et korterid hakkavad ära minema siis, kui nad päriselt valmima hakkavad, et sellised tooteid tahetakse nagu tegelikult katsuda, näha ja aru saada täpselt. Teised 8 on ka sealmaal valmimas, et saab tulla koha peal tuttuma. Jaa, mul on tegelikult kliendipäev paigas. Ma panin selle 20, kohe ütlen teile, 20 veebruarikuus ja see saab olema 20 või 19. Ma saan selle pakkumise. 20 aga kooli vaheaeg. 19. Ilmselt siis oligi 19. Tavaliselt me neljapäeviti seda teeme. Kindlasti tuleb selle kohta informatsiooni, et siis on need korterid enamasti kõik sellises seisus, et tegelikult on plaadid seinas juba ja põrandad maas ja väga palju korterid on sellises peaaegu valmis kujul nagu väga visuaalselt nagu ette kujutatud. See on valge kargu kujul tõenäoliselt on juba valmis on seal. Jaa, et see on suur asi. Ja siis teine asi on meil üks arendus Sakus, Männitee 14 tänavaid ühe aadressiga, varsti on seal 6 kinnistut, veebruari 6 nädalaga maakorraldajad saime kirja, või info omanik sai, et katarstrid on loodud, siis on seal 6 eraldi paarismaja kinnistut, et see on kõik siuke formaalsuse küsimus, lihtsalt läheb aega. 6 Heina tänav, siukene tore ja siis tulevad aadressid numbrid järgi. Et ilus aadress ei ole Kalmistu tänav või ei ole Surma tänav. Selline on olemas. Seal on kuused, ma ei tea. Selline taim on olemas. Ma ei oska öelda, kas see on taim või? Ma ei tea, mis see kuused. Ma ei tea, mille järgi see võeti. Ma arvan, et äkki see võeti, ma ei tea, guugelda siis vaata. Miks sai selline nimi? Ma polegi küsinud. Miks saab vist ise ka põhimõtteliselt välja mõelda? On harilik kuusk Heine on olemas ka. No väga hea, siis äkki seal oligi mingi looduslik selline asi. Peale ütlema, ma olen rumal selle koha pealt. Aga Marti, äkki alustad siis enda mõtetega, sa tahtsid siin jagada just pallasti mingit objekti? Ma mõtlesin, et rääkisime sellest, muidu unustame ära, et eelmine nädal me siis küsisime oma pangapartneritelt, et kes siis laenutaotleja on, et meil anti tagasisidet, et keskmine laenuvõtja. Laenuvõtja, jah. Et üldjuhul on ikkagi see laenutaotleja, kes teeb taotluse, on üsna tõenäoline ka, et ikkagi enamus endast võtavad, saavad lõpuks laenu ka nagu. Et see keskmine, kes saab laenu ja võtab laenu, on 35-37 selline vahemik on vastused. Tegelikult mina arvasin kogu aeg, et nooremad, nagu et see suurem hulk on nooremad inimesed. Ma arvasin 30. Ma arvasin ka, 20 lõpp. Et on käinud nagu juba... Aga tegelikult nagu päris vanad inimesed võtavad laenu. Jah, no ütleme tõenäoliselt siis see keskmine on tegelikult. Aga no... Äärmused on siis ütleme 25 kuni 45 või umbes. Miks see nooruslikkus on kasvanud ka ajas, et 10 aastat on kõik viites? Noored on õppinud, teinud, raha teeninud
arenenud, nende võimalused on nagu head. Ja julgust ja vajadust on ka, et laenu võtta üldse, et uus kodust, et nad, kes on ikkagi ostmise poolt, siis ta ei taha nagu üürida ja kulutada raha sinna nagu. Aga valik on võib-olla noortel uusarendused ikkagi ainult. Nad ei taha väga nagu vanemalt. Ütleme siis kesklinnas võib-olla eelistatakse ka nagu vanemalt maas. No jah, selleks, et see on nii kallis. Aga lihtsalt muidu on lihtsalt asukoha põhiselt vaadatakse nagu, et muidu on liiga kallis. Ja äärelinnad. Et võib-olla kellel nagu juba lapsed on, siis vaatavad ikkagi võib-olla natuke kaugemale, et oleks nagu parem hind. Ja see vahemaa ei ole nagu nii oluline, et on see keskkond nagu oluline. Ma ise jään niida sellest enne. Üksikud paarikesed, ma arvan, et on valmis siin kesklinnas ka ostma, et tegelikult elavad väga palju inimesed kesklinnas ka. Ja osad on lihtsalt, kellel autosid pole, siis nad üsna kindlasti võtavad kesklinna ümbrusesse. No koolide järgi ka, kui käib laps koolis, mul just klient, kelle kodu me maha müüsime, kolib maalt linna just selle pärast, et ostab 4-toalisi siia. Leidis endale väga hea pakkumise, kusjuures Tondil seal Vanajärve Kristiine, ta jääb Kristiine alla, et see on seal kasarmute juures järve maja, kortermaad. Vaata, vanasti läks sealt see rongi ülesõit nagu, kui seda järvevana pikendust ei olnud. Seal piirkonnas, see on vaikne piirkonnas. Ja seal on vanad kortermajad, mis on hästi korda tehtud, 3-4-kordsed, nagu need eestiaegsed majad või nukaaegsed. Ja kõrgete lagedega, aga täis rekitud korter oli 245 pakkumises, 4-toaline. Kinnine hoov, maja hästi korras, ühistu hästi aktiivne, mingi palju tunnustusi ja auhindu. Et mul jäi see tegelikult parem ka silma. Ja mega hea kohtu tegelikult. Näitena see näiteks Kristiine, seal Audentes vastas on see Kristiine City või? Seal ma arvan, sa saad sama raha eest võib-olla 3-se nagu. Kahese. Kahene on, pärisjuhius on 250 ja see on 40 ruutu. Täpselt. Aga ütleme siis seal kõrval, mis need sammu ja need on, seal 3-se saada nagu. Jah, aga need on koledad majad ka, kuubikud lihtsalt. Kuidas kellegi? Maitsigi, jah, kakad. Niuke paar asja oli veel välja toodud meil, et näiteks, et veerand laenuvõtjatest 30-aastased, keskmine laenuvõtja 35, 37 ja pea iga 10 meie laenuvõtja on 25-aastane. No siis ta ongi nagu sinna see madalam osa on 25-aastane. Ja nagu ikka, et kodustuseks on alati hea aeg ja kuna seda graafikut ei soovitata nii väga nagu vaadata, kuna niikuinii vajadusel see mingi aeg müüakse, antakse üürile ja näiteks uus kodu endale. Ja kui läheb hästi, siis ka vahepeal kinnisvara väärtus kasvab, sellest tulenevalt on selle arvelt võimalik saada suurem sissemakse järgmise kodu ostmiseks. Ja see oli hea point. Et selline mõtteldud oli siin juurde. Et aga väga paljud ostjad ei mõtle selle peale. Et tegelikult täna noortele, kui sa räägid seda, et osta korter selleks, et tegelikult ei ole vahet, kas selle tüürikas või maksad pangalahenduseks, et noored kardavad siiamaani seda, et see on nagu nii siduv nende jaoks. Mul ei ole seda vabadust ära minna. Nagu ma tahan minna Austraaliasse, siis ma ei saa minna. Ja tegelikult saad ja tegelikult annad üürile ja tegelikult pole hirmust midagi ja tuleb 6 aasta pärast tagasi, sul on vähemalt kinnisvara, mis on nagu eeldusvõiste kapitaligeini nagu tekkinud ja nüüd maha selle või midagi. Uuesti elama, siis ei ole ka nagu seda tulumaksu. Ja kui lähed uuesti päriselt sisse elama, absoluutselt. Et ostke kortereid, noored, ostke kortereid, kes kõik, kes te olete ja mõtlete, et ma elan üürikas. Kui teil on laenuvõimekus olemas, siis tasub laenu võtta nagu 0-4-ks leidke see lahendus. Täna saab pankadega sissemaksu osas ka kindlasti väga häid diile. Ja ka nooremad kui 25-sed, ütleme, siin on, vist oli LHV-s oli jõuatu juttu sellest, et nad annavad ka vanemate käendusel, toetusel nagu ka mingi 20-aastastel laenu. Et lihtsalt vanemad siis toetavad. Vanemate kinnisvara võib ka soovita tagasi. Kinnisvara kuni, aga vanemate sissetulek alusel ka. Ja seal oli noorte laenu. Et paar numbrit veel, mis olid nüüd huvitavad. Et keskmine laenuvõtja küll 35-aastane, aga et tema brutovalk jääb veidi alla 3000 euro. Palju siis kätte saab? See on siis 1200 läheb ära, pool läheb ära. No siis ta kätte saab mingi 2000, ütleme, 2800. Ja suuresti pooltel on peres laps või lapsed. No seal oli see ka, vaata see kümnendik kulub, see tuli kuskilt mujal statistiliselt välja, ma lugesin.
keskmine laenulepingu pikkus 26 aastat, keskmine igakuine kodulaenu makse ligikaudu 860 €. Noh, ütleme siis tõenäoliselt, kui sul on see 3000 sissetulek, sellest maksud maha, 800 pool maksad sellest ära. 200-300 kommunaalideks. 200-300 kommunaalideks, auto on ka kindlasti on ju. Et niimoodi tegelikult, noh. Tihti on see, et laen võetakse ka koos ju. Ja, et see on nagu, ütleme siis laenumakse lihtsalt, et ei ole siin kirjas, et see on laenulepingus võib olla 2 isikut ka. Ja see 3000 võib olla ka 2 peale kokku. Jah, et ühesõnaga, aga lihtsalt nagu suurusjärk on ikkagi teada. Et natuke numbreid. Siis teine huvitav teema mul tuli, ma tegin see story ka juba, aga käime selle läbi, see on niisugune minu arust väga integreeriv Oskar on väga huvitatud sellest teemast. Mina olin väga huvitatud. Mul helistas üks huviline üürikorterile praegu ja mul omanik ei taha mitte kuidagi seal saada seda lemmikloomasid ei luba. Koduloomi ja lapsi. Ja mitte ainult üks omanik, vaid mul on nüüd korduvalt olnud ja see on nende enda otsus. Aga selles mõttes mul see üürihuviline hästi küsis telefonis, et ma ei saa nüüd aru, et kas omanik mõtleb ka, ta lihtsalt nagu arvutas, ta ei üldse pahane. Et mina arvan, et lapsed rikuvad rohkem, tema ütles mulle nii, et mina arvan, et väiksed lapsed, 2-3-aastased, 1-aastased rikuvad rohkem seimesid ja korterid kui väljaõpetatud kass või koer, kes on juba oma elu elanud ja ei taha igat seina võib-olla kriipida ja kraapida. Siis olles mul on täna 2 last, siis ma olen täiega nõus, sest mul on koer olnud kunagi, mul on kass olnud. Ja kui sul on mingi Ameerika Cocker Spaniel, kes on nagu paks ja käib ainult kuseb ja tegelikult ei riku seinasid ja ta magab ainult põhimõtteliselt. Tihti on ka see. Siis tegelikult ei ole üldsegi, siis ongi nii, et väiksed lapsed, mina arvan, ma olen nõus, mis sa arvad? Ühesõnaga seda, et teinekord on ka, et on lapsed ja koerad mõlemad, koduloom on mõlemad. Aga jah, see teema käib üürikorterite puhul alati nagu jutuks, kes on ise seal loomasõber, ei tee nagu loomadest tegelikult muret, kellel omal väiksed lapsed samuti mõistab, et korter võibki saada kannatada ja siis tuleb pärast korda teha. Lõpuks ongi, et kui sa minu arust tahad olla nii-öelda professionaalne üürileanda, ehk siis sa tegeled nagu üürikinnisvara üürimisega, siis mina leian, et tegelikult sa pead laskma mingitest dogmadest lahti, mis tähendab seda, et see ei ole enam sinu kodu, kui sa annad seda korterit üürile, et see ongi üüriühik. Tee sinna kindlustused lihtsalt peale, pane see lihtsalt üürniku kanda, maksta 10-15 € kuus. Ja kui tal ongi need lemmikloomad, siis saab ka lemmikloomakindlustust teha, kes veel ei tea, küsige kindlustusseltsidelt pakkumist, näete ära, et kui see üürnik midagi ära rikub seal tema loom, siis on see kaitstud ja nii ongi, hästi lihtne. No see on ju paljude soovitus on ka, et kui ostab keegi üürikorteri, et siis tuleb lihtsalt nende, mõnes mõttes ei saa ainult nagu kasumi peale mõelda, et tuleb ka arvestada sellega, et alati tulebki natukene koristada ja korrastada pärast üürnikku. Et Eestis on ikkagi väga palju see, kus keegi tahab, omanikud ei taha väga mitte midagi teha ja siis las see jääb, ärme hakka siin midagi põrandat puhastama või seinu värvima, et küll keegi ikka tuleb ja võtab nagu. Aga tegelikult see suhtumine võiks olla, et nagu korrastatakse natukene enne järgmist üürnikku nagu. Ei peagi see alati olema nagu üürnikku nagu tekitatud mingi nagu kahju. Aga lihtsalt, et see korrastadki vahel. Jah, et ikka natuke läheb nagu. Aga kus koerad, kassid, lapsed, ma nagu teinekord, kui isegi öeldakse, et nagu kassid, koerad ei taha nagu korterisse, siis ma olen nagu lähtunud sellest, et küsime, et mis koer, mis kass, et kas on nagu juba nagu vanem kass, väike kass, kas on suur koer, väike koer, et siin on üürnikke olnud, kellel on pisikesed need, ma ei tea, mis on taskukoerad ja siis tuleb teine, kellel on see, isegi veel mõni suurem on ja siis mõtled, miks ta üldse korteris niisuguste koertega elab nagu. Tegelikult väga palju sõltub ikkagi sellest koera peremehest või kassi peremehest, et mõne korteri puhul ei saa üldse aru, et koduloomad korteris on ja teise puhul sa saad kohe aru, on lõhn ja mustus ja see märjakoera lõhn on mul nõus, see on nagu häiriv, kui sa ei ole loomainimene. Aga teises peres ei pruugi seda tähele panna, et see sõltub nii palju ikkagi sellest ja kui ikkagi see mure tekib, siis tuleb siis kohe rääkida ja
okei, tõenäoliselt koera nagu välja ei saa sealt korterist, aga siis ikkagi tuleb selle Eks sa tahad öelda, et omanik peaks käima kontrollimas. See käis 3 aastat, siis sa ei tea, mis seal toimub. Et kui raha laekub, mis on ka jällest oluline nüanss, et professionaalne üürileandja ei käi oma kortereid kontrollimas. Jaa, aga no ikkagi ju soovitus on, et käige vahepeal korra läbi. No ei ole, selles mõttes see on mingi välja mõeldud väikeinvestorid, kes nagu annavad 1-2 korterit üürileandjad tahavad kontrollida justkui, et mis nende kodus nagu toimub, aga tegelikult tulebki aru saada ja mõttest minu arust lahti lasta, et see ei ole see kodu enam, et sul ei ole vaja seal käia kontrollimas, kui üürileandja või üürniku kohta pole kaebusi naabritelt, raha laekub, kommunaalid on makstud, siis see ei peaks kottimas käima tema elu nagu... Aga lihtsalt, kui sul tekib tunne ja kahtlus, siis tasub läbi käia. Ja millest see tekib siis? No ma ei tea, suhtlemisel üürnikuga. No ma ei tea, et see ongi see, et nagu... Tavalised probleemid ju teada inimestele. See ei käi kontrollimas teda. No mõtlen, et võlgnevused ja korteri seisukorra kohta on tegelikult mingid märgid olemas eelnevalt. Kuni lepingu lõppemisel sa ei avasta esimest korda, et sul on korter rikutud või on sul võlad. Korter rikutud võid avastada küll, et mul on endal üürikorterid olnud, kus me 3 aastat käinud ja siis kui lähed, siis alati mõtled, et kui ärevus tuleb sisse, et huvitav, kas ta siis on nagu näiteks dušinurka korralikult koristanud, et äkki ta pole 3 aastat seal nagu koristanud, et siis on nagu päris õudne, ma arvan. Viimati, aga alati on vedanud just kui enne. Ja kusjuures ega koristuse mõttes ka, ma olen ise püüdnud seda teha, kunagi ei taha enam, aga lõpuks ma ei ole hästi raske leida tegelikult nagu head koristajat, millega sa ise rahul oled. Vaata, koristajatel on referentsina nagu väga raske kataloogi luua, sellepärast, et sa ei saa nagu, ma ei tea, kas ma ikka kiidan alati oma ema. Minu ema on kõige parem koristaja maailmas, et kui minu ema koristab, sa saad aru, et on koristatud. Ja ma olen käinud korterites, kus on firma peal, maksame 400-500 eurot, 3-4 korter, päev läbi koristatakse seal ja sa lähed sinna ja tegelikult sa põrandad kleepuvad, ma ei tea, kas need kasutavad siis mingit pesuainet, mis ei ole nagu ära loputatud piisavalt hästi. Lähed, tõmbad köögis seal kubu juurest kuskilt korra näpuga, vaatad täiesti tegemata. Et see kõik on nagu hästi suhteline, hästi raske ja on see puhtuse teema üldse minu arust. Et pigem ma arvan, et kõige lihtsam oleks seda teha nii, et kui sa oled koristatud korteri, siis see sama firma, kes koristab selle pärast ka, see on lepingus ära fikseeritud, see on kõige lihtsam, kõige loogilisem, summa on ka enam-vähem ära määratud, et ma ei tea, 400 € tehakse siin suur puhastus ja nii ongi. Jah, aga samas kui üürnik ei ole sellega pärast nõus, siis seda ei saa... Jah, aga sul on lepingus kirjas see. See on üürniku kahjuks punktis, et sa ei saa nõuda seda. Koristamist? Kuidas see üürniku kahjuks? Kui me alguses teeme üürlepingu... Koristamist nõuda, aga sa ei saa sellist summat sinna panna. See on nagu, ma ei tea, minu arvates ei saa. Minu arust tegelikult saab ikka, et tervitada saltis, siis ma tean... See ei ole ju üürniku kasuks punkt. Jaa, aga ta sai puhastatud korteri samamoodi, mis maksis raha. Et nii on. Aga kui keegi raha teile maksa, siis see on alati vaidlemise koht, nii et raske on alati raha kätte saada, kui üürnikud võlgu jäävad. Et meil oli just, mul endal oli üks case, kus on üürile, lõpetasime lepingu ära, õnneks saime korteri kätte. Aga tegelikult on mingid võlad ülevad, jooksvad üürikulud, need üürimaksed on kuidagi nagu iga kuu natuke võlga jäänud, et mitte terves ulatuses, aga kogu aeg tilgutad nii-öelda. Ja siis on mingid kommunaali võlgnevused. Rendini kaudu oli leping, kusjuures rendin on teadlik sellest. Ja nüüd siis veebruari keskel on nagu see ametlik lõpp, et siis tegelikult omanik, akt on tehtud, aga tegelikult leping ei ole lõppenud. Ja see on just selle pärast, et kui ta ei maksa, siis saab sisse nõuda, et rendin siis tegeleb ise edasi. Et jaa, igatahes see on huvitav case, et on erinevaid. Aga kasside kvarti juurde tagasi jõudes, siis võib-olla tasub lihtsalt vaadata, kes on üürnik, mitte ainult nagu kassi või koer või lapsed nagu küsimuses on, et kohtuda ja vaadata, mis tunne tekib nagu. Jah. Okei, aga lähme siis järgmise teema juurde. Minu järgmine teema oli notarid. Mõttena käisin täna ühte tehingut tegemas, kus palju story'sse ka juba mõnel näib võib-olla. Ülioluline lüli on tehingus notar, eriti kui sul on notar selline või vabandust, mitte notar, vaid tehing on selline selles mõttes keeruline, et on palju mahukas, võtame näiteks mingi talumaja müük, kus on palju lisahooneid, palju sihukest teadmatust, selleks, et keegi ei ole tegelikult
põrandaid üles võtnud, seinu üle vaadanud, katuse alla igat tala vaadanud. Et puuduseid võib olla? Puuduseid võib olla ja siis alati on küsimus ja mulle hästi palju helistatakse sellel teemal ja küsitakse nõu, et mida lepingusse kirja panna, kui ma müün niisugust kasutatud asja ja niisugust vana asja, eriti kui seal elatakse. Et kui te müüte sellist kasutuskõlbmatut vana suvilahoonet, siis ta võibki olla kasutuskõlbmatu, müüte hoonestatud kinnistut lihtsalt. Ehk siis ta ei ole elamiseks mõeldud, enam saab põhimõtteliselt kirja panna, siis lihtne. Aga kui te müüte kodu justkui eluaset kellegile, siis on need nuansid nagu hästi... Täna kui inimene ostab nagu just remonti vaja kodu, ostab teedle. Ostab remonti vaja näiteks korteri. Ei, ma ei taha teed, Marti, pole vaja. Siis ei saa kirjutada kapitaalremonti, vaja on korter. Pangale ei sobi see sõnastus. Ja nad ütlevad, et see on siis kasutuskõlbmatu ja põhimõtteliselt nad ei anna kodulaenu. Kusjuures ma ei oska seda öelda. No mul on olnud paar sõna, mul on paar korda olnud. Ma tean, et kasutuskõlbmatu ei saa kirjutada. Me oleme tahtnud panna kapitaalremonti vaja, siis nad on öelnud, et see ei sobi nagu. Okei, aga see tundub loomulikult. Sõnastage lihtsalt, et ta on nagu... Remonti vaja ja siis tooge välja, mis on puudused ja mis on remontina vaja nagu. Ega kapitaalremonti vaja alati on väga lai mõista, sa võid vaielda nad üle, mis see tähendab. Et alati on see, et mul küsitakse, mida tuleb kirja panna. Kõik koledad sõnad, et ma tegin siin ühe lepingu ka lahti teile. Ma tahtsin selle ette lugeda ühe lõigu sellest tehingus ees olevast sellest lõigust, mis me panime. Kuna seal oli 8 hoonet kokku seal talukompleksis. Et kõrvalhooned on väga vanad ja visuaalsel vaatlusel kasutuskõlbmatud, kuid seni on olnud kasutusel. Ja juhul, kui hoonetes on niiskuskahjustusi, hallitusseent või vammi, siis kohustab ostja, mitte müüja. Need eemaldama ja parandama omal kulul. Ja isegi kui see siin sees on, siis alati võib keegi vaielda, kui ta on pahatahtlik. Aga hästi oluline nendes tehingutes on sellepärast neid lauseid sisse panna ja neid sõnu, et see tegelikult nagu toob ostja maa peale, et ta päriselt saab aru, et ta ostab nagu remonti vaja või mina nimetan seda armastust vajavaks hooneks. Et ta kinnitab, et ta mõistab. Et ta mõistab, et ikkagi nagu päriselt, et seal võib olla neid asju ja kui suures ulatuses keegi ei tea ja kas üldse on, aga lihtsalt kui neid esineb, et siis ta teeb need ise korda ja ta nagu arvestanud sellega, et see riski ta võtab. Aga kui sa need sõnad välja jätad, mida tihti tehakse selleks, et inimesed kardavad üldse niisugust sõna nagu vamm või hallitus või niiskuskahjustus kasutada. Kõige allem on asja juures see, et nad võib-olla suuliselt vestavad ja räägivad ära. Aga pärast kirjuta ja ütled, aga me ju rääkis seda. Ja siis teine pool ütleb, et ma ei tea, kas see oli jutus. Ja või ma sain teistmoodi aru. Küsitakse ka seda, et mis kõik need sõnad või laused või kuidas see peab olema. Kirjutage nii nagu on, nii nagu teie oma sõnadega oskate öelda. Ta saab nagu sõnastada paremaks. Et seda lauset ka mina ei kirjutada. Aga tihti on lihtsalt see, et kirjutategi oma sõnadega nii nagu asi on. Või nii, et nagu me rääkisime, kuidas kokku lepiti. Me panime lepingusse näiteks kirja ka selle, et tegemist on... Ma see vammi teema ka, mis sa kirjutasid. No see ongi vamm ja hallitusseen või vamm. Siis ostja kohustab need eemaldama omal kulul, see on ka oluline. Et mitte see, et rist on teadlik, et aga kes maksab, see on jälle vaidluskoht muidu, et sa paned omal kulul. Ja näiteks ma panime ka selle sisse, et lepingu eseme oluliseks osaks olev elamu, ehk siis tegelikult see elamu, mida osteti nagu koduks, on palkmaja ja üle 100 aasta vana. Et see on EHR-is oletuslik vanus 1908, tegelikult on 117 aastat vana hoone, just kui see tuummaja nii-öelda sinna juurde pookitud. Et tegelikult oli nagu ilus maja visuaalselt juurde ehitatud ja tehtud igast nagu äge, aga tegelikult nagu sisu ei tea keegi. Ja see story ongi oluline sinna lepingusse panna, sellepärast, et täna see toob nagu ostjad, kui nad ostavad niisugust asja ja nad võib-olla ei osta ka neid iga päev, toob ostjad nagu maa peale, et nad tegelikult saavad nagu aru ja võtavad vastutuse, et nad ostavad sellist talumaja, kus võib olla üllatusi. Vajadusel on neil alati on ostjal võimalus ja õigus tulla eelnevalt mingi ehituseksperdiga, kes vaatab üle, tutvub ja kui ta tulebki mõne ehituseksperdiga, siis kindlasti notari lepingusse ka panna, et
ostja on käinud kohapeal tutvumas endapoolse ehituseksperdiga. See ei pea isegi tegelikult ekspert olema, kui ta tema nimetab seda eksperdiks. Mul on sõbra, kes on ehitusega tuttav, sina peal, siis ma olen alati selle sisse pannud. Ostja kasutas oma sõbra väidetavat ehituseksperti nagu. See oleks nagu oluline panna, et hiljem saab ka nagu sellele viidata, et ostja ju käis omapoolse ehitusmehega nagu. Aga jaa, lõpuks, kui te suukseid tehinguid teete, meil oli kusjuures reedel kinnisvara seal seltskonnas ka, reedeti veebikõnes hästi pikalt nendest varjatust puudustest teema ja see on suke surematu teema ja tegelikult lõputu teema, et sa ei saa ennast lõplikult tegelikult kaitsta, et ei ole võimalik, et sa elimineerid nagu täiesti asja ära. Et sellega saab vähendada, et ma käisin ka siin koolitusel eelmine nädal varjatud puudused ja siis ehitusekspertiisibüroo, kes siis teeb neid tihti nagu tagantjärgi neid hinnanguid ja ekspertiise, siis tegelikult ostjal on õigus ja võimalus nagu enne ka teda kutsuda nagu ja siis temaga koos nagu see nagu üle vaadata ja tema siis toob kõik välja, mis tema nagu leiab seal puudused nagu. Jah. Siin mingi ostja oli öelnud eksperdile, et ennem tuppa minemist, et sa pane kõik kirja, aga müüja ei taha midagi öelda. No ja see on suke juba hakatakse joos tegelema petnud nagu selles mõttes. Ta ütleski, et tema sellise tegevusega kaasa ei tule ja siis rääkis avameelselt kõik, mis ta leidis nii ostjale kui müüjale seal koha peal korteris nagu ära. Aga räägime selle story läbi, see on iseenesest hea õppetund kellelegi tulevikuks, et kui keegi tellib ehituseksperdi, siis teil võiks olla nagu reaalne info, et mis siis leiti, et see dokument võiks olla teile ka edastatud. See dokumenti ei pea nagu tellija edastama. No ei pea, jah, siis tema tellib. Avatud suhte puhul võiks. Aga avatud ja tervislikul suhte puhul see võiks nii olla, sellepärast, et ongi täpselt see, mis seal nagu üritati teha. Et paneks kõik kirja ära, müüjale ei ütle. Müüja on suke sinisilmne veits, võib-olla teeb tehingu ära lihtsalt, paneb 2-3 sõna ainult, aga tegelikult on ehitusekspertiis, mida ta pole ise näinud. Ja pärast tehingut kohe tuleb sulle järgmine päev ehitusekspertiisiga nendest puudustest suur list ja pannakse näiteks hind taha ja neid selliseid ostuviisi on, nagu ta ütles, et ikkagi tuleb ette, kes tulevad. See võiks olla vabalt, kui see ekspertiisi tellid, siis see oleks lepingu lisa. Et see ei ole lihtsalt dokument kuskil kellelgi on olemas, siis sa panedki selle lisana kohe kaasa. See ostja ei tahtnud nagu seda müüjale nagu esitada ja esitanudki vist pärast. No jah, aga tõstis ära selle või? Ma ei tea, vist ei ostetud isegi tehingut toimunud. Mis ma nende ekspertidega, ma olen ka nendega kokku puutunud, on see, et ükskõik mis ekspertiisid ja ükskõik mis majale te tellite, siis tegelikult on alati fakt, et isegi kui uusavenduse majal peal tegemist, alati leitakse vigu. Ja neid ei ole üks, vaid ikkagi 10. Ja sul on siuke tunne, et sa ostad, lõpuks sul on siuke tunne, et sa ostad nagu katkis maja, mis on võib-olla just nagu valmis saanud. Ta tõi näiteks uusarenduse puhul välja selle, et seal on ju hästi ta kinniseks tehtud. See oleks sundventilatsioon. Ja siis sul on küte ja sul on soojustarastusega ventilatsioon. Ja siis kõige nagu igapäevased mured on see, et inimene kulude kokkuhoiuks keerab ventilatsiooni välja ja lülitab täitsa välja. Ja siis kütmine ka on selline nagu on ja akentest ei ventileerita ja tekivad see kondensvesi ja õige 2-3 kuuga on sul juba hallitus nagu korteris nagu. Ja seda võib tekkida. Ja eramutes samamoodi. Ja uusarendus on minust, osades notarilepingutes pannakse kirja, et sundventi ei tohi välja lülitada. Kui sa selle välja lülitad, siis on põhimõtteliselt nagu ehitusgarantii on nagu läbi nagu, ei kehti nagu. Aga siis võib-olla mõned asjad selle teema jätkuks, mis seal veel räägiti, et kõige suuremad mured ongi ventilatsioon, niiskus ja soklikorruste korterid nagu. Et ta näitas seal niisugused ekstreemimaid ka, et kus soklikorruse seinast lihtsalt enam-vähem imitses vett läbi nagu ja su kogu põrand alune oli märg. Nii et ta täitsa astus peale ja parketi vahelt tuli nagu vett nagu. Okay. Ja ma küll ei tea, kuidas, kas ja kui kaua seal elatud oli ja niimoodi, et seda lisainfot ei rääkinud. Aga nagu ikka päris kurb lugu, kui mingi hetk teed selle korda ja siis jälle ja sa ei saagi seda korda, kui maja vundamenti korda ei tehta.
no see on väga suur case, eriti Põhja-Tallinnas. No üldse, kus need vanad puumajad ja kivi, selle paekivi vundamendiga. Et ma olen ise müünud Põhja-Tallinnas seal, mis see Ristikina kohvik on seal Nisu tänav või mingi siuke oli. Kunagi müüsime ühte korterit, mis oli ka esimesel korrusel ja siis laienes Soklisse, kõik oli nagu OK, aga kunagi omanik tõi välja, ma võin selle aadressiga eksida praegu, aga võib-olla see oli üks teine korter, aga põhimõte on sama korter ja tõi välja, et korra 10 aasta jooksul on mul siia nagu alla korrusele vesi tulnud. Ja see ongi korra 10 aasta jooksul mingi, ma ei tea, mille pärast on ja muidu ei tule. Ja siis me panime tehingusse kirja, et nagu 10 aasta jooksul ühe korra on seda nagu juhtunud. Osta sai aru, okei, ta on riski, et kui juhtub, siis ma nagu teadsin, et võib juhtuda. Seal oli nagu ikka päris ägedaid näiteid, et nagu seintes oli juhtmestikku vahetatud, aga 2 erinevat, mis on need, üks on vaskjuhtmed ja siis alumiinium. Need olid põhimõtteliselt kokku keeratud, et nagu kindlasti ei tohi olla nagu 2 materjalist juhtmed, mis on vahendatud. Ja siis, põhiprobleem oligi nagu niiskus. Et ei ventileerita, ei tuulutata kortereid, vahet pole, kas uus või vanamaja on ju, ja tekivad akna peale märjad kohad, siis juba hakkab akna pale niiskeks minema, siis hakkab tulema sealt hallitus. Selle saab tõenäoliselt korda, aga nagu kortermajade puhul siin 9. ja 5. korruslistes majades tõi välja, et näiteks vuugi vahed olid tegemata ühistul. Ja siis ta nagu klient ostis korteri ära ja siis ta hakkas mööblit ümber tõstma. Ja seal taga oli nagu umbes ruutmeetrine hallitusvaiklis, mida ei teadnud endine müüja ega tema. Ja väljast poolt oli olnud nii palju ainult vuugis nagu segu põhimõtteliselt. See on põhimure nende 5-kordse ja 9-kordsete majadega. Mul oli üürikorter kunagi ühes lool enne rekkimist 5. ja oli sama mure, et toa üks nurk oli hästi niiske ja oli kohe teada ja tegelikult see on ühistu probleem. Tegelikult me ühistu tellis sinna vuugi täita lihtsalt. Aga see ei lahendanud ära seda. Lõpuks lahendis sellest siis ära, kui maja tehti täiesti korda. See võib olla ka mõne ühistu puhul selline, et ühistu ütleb sulle, et mul ei tee seda, meil ei ole võimalik tellida seda, raha ei ole, mis iganes. Nad ei hakka seda ühistu praegu tegema, aga tegelikult sa võid vast ise ära teha. Ja ühistu vastu kohtusse. See oli mingi vaidlus kõik. Ja siis torustiku ühendamised, mingid valed torude kasutamine selle mõõtude koha pealt. Ütleme, seal oli ikka väga palju asju, et... Ühesõnaga me tahame öelda seda, et varjutud puudustega ei ole võimalik tegelikult lõplikult ära elimineerida. Mis on täna valesti ehitatud ja on täna korralikult toiminud, pruugi edaspidi toimida. Jah, aga tegelikult see ongi see, et common sense ongi see, et kui ta täna toimib ja nagu läheb sinu kasutuskäigus katki, siis ei ole tegelikult enam omaniku vastutada. Lihtsalt ostja asi on siis tõestada, et see oli juba ostu hetkel katki. Aga kui ei suuda seda tõestada, siis tegelikult see ei kuulda liikumise. Selleks, et hallitus ja vambid ei teki nagu ühe päevaga. See oli magamistoa kõrval oli WC ehitatud teisele korrusele. Vetsutoru on mingi, ma ei tea, mis on 20-30 senti on ja siis äravoolutoru oli selline. Tead, mida mina kuulsin reedel olles kinnisvara seltskonna seal veebiüritusel iga reedel see on, siis seal oli niimoodi, et üks investor veel ostis, ma ei tea, kas ta ostis või ta hindas seda, et on hinda ka, tervitasid Markust, avastasid, et vetsupoti taga ei olnud nagu äravoolutoru, vaid oli siuke loputuskast, kuhu see jama kogunes. Ja selline pilt oli ka seal... ta sealt võttis, ta käis ka seal, sorry, ta võttis seda pilti näitas. Kuskil mingisugune maja oli ära renoveeritud, sokli korrusel oli vetsu, siis ütleme äravoolu alla oli niuke... Kast? Kast või kast? Mingi vann. Ja siis sinna oli pump pandud, et see pump pumpas ära siis nagu... Ja inimesed oli 2-3 aastat seda korterit kasutanud niimoodi teadmata, et see on selline... See oli ilus kinni ehitatud nagu... Ma mõtlesin, et ime, et keegi nagu selle äärest surnud või ma ei tea, mis haigus ei saanud. Ei, ta väga rets mõelda, et siukseid asju tehakse ja tegelikult
kõige pullim on see, ma ei teadnud, et siuksed asjad on olemas, aga tegelikult vetsukanali toru ei tehta nagu, ma ei tea, 53-sesse torusse, kes teab, need on nagu veekanal olemas ja vetsukanal. Aga siis väidetavalt on siuksed tooted müügis, et kui kuskil nagu ei saa, tehakse ise tegevust, ehitatakse mingi vets, siis on kakipurustaja olemas. Ja, et see nagu peaks siis purustama selle, et kui suur toru läheb väikseks, siis sinna ette pannakse see ja ma ka ei teadnud. See on nagu köögikraanile sinna. Et mitte puhk, vaid see on nagu purustaja. Et siis see peaks nagu ja kõige hullem on see, et siukseid asju tehakse täna Eestis ja neid on vanades majades võib-olla kuskil veel keegi teagi. Ja see vesi, see tegelikult juhitakse mitte kanalisse, nagu sitakanalisse, vaid see läheb nagu tavalisse olme veekanalisse, mis on nagu eriti jube. Et nagu, reovesi tegelikult puhas. Tallinnas pididki mingid putukad ujuma seal ringi. Et see läheb sinna joogivee kanalisse, mis on nagu täiesti absurd, et 2 eraldi asja peaks olema. Olen mõtet nagu hulluks nagu mõelda selle varjatud puudustega, aga lihtsalt, et kui on nagu asjad, mis on teada, et ei ole päris tavapärased, siis kõik ostjale rääkida ja kirja panna ja kirjavahetus tekitada võib-olla isegi meili teel nagu. Absoluutselt alati tehti kirjavahetus, kui on mingid probleemid ilmnemas. Aga kõik, mis on eelnevalt kuskile kirja pandud, kokku lepitud ja kui seda notaris ei ole, notari lepingus see pole olemas, siis see ei loe nagu, mis varem on. Ainult common sense loeb siis, et kui inimene tuleb mõistusele või on nagu arusaadav. Mina arvan, mul kõige marginaalsem näide on olnud see varjatud puudus, kui niimoodi praegu tuleb meelde. Vaata, viib siis Suurkarja tänaval tegelikult ägeda 3 toas. See oli põrandakütt, aga siuke teema, et omanik ehk siis naisterahva pool kogu aeg ütles mulle, et see esik ja köök on nagu ühise kütte all. Seks, et ühine plaat oli, sealt tuli esiklust üks ja sama plaat, mingid liite kohti all, tuli nüüd kööki välja. Ja tehingus me panime kirja, et on köögis ja siis selles esikus põrandaküte elektriga. Ja tegelikult aga ostja hakkas remonti tegema seal, seks ta oli läinud see põrand nagu soojaks ja ta võttis selle üles ja avastati tegelikult, et lõpuks võeti originaalplaanid. Tuli välja, et sinna pole kunagi tegelikult kütet pandud, et seal ei olegi kütet. Et omanik teadis valesti lihtsalt. Esikus ei ole köögis kuskil? Ei, esikus oli, aga köögis ei olnud. Ja tegelikult talle justkui müüdi küttega, see tähendab seda, et see justkui võiks nõuda, et ma tahan seda kütet. Ja eelnevalt aga. Ja see oli mulle võib-olla ka siuke hea õppetund, et kui omanik, tihti kui omanikud ise müüvad, siis pole midagi, aga võib-olla maaktertile info või siis kui sa hakkad flippimisega tegelema, et või sa müüd kellegi teise korterit, siis usalda kontrolli. Et maaklerid dokumentidest teavad kõike, et omanikud võivad öelda, et neil on kasutusluba, kasutusteatised, neil on kõik seadustatud, tegelikult sa lähed vaatad registrit, mitte midagi pole tehtud. Midagi on alustatud ja midagi. Siis pooleli jääd, vist jah, me tegelikult lõpuni teik, et me vist alustatud, igast asju, seda me teame. Aga me ei tea näiteks siukseid asju, et mõnikord, kui sa küsid, kui on suur maja, mul on olnud olukord kortereid, lihtsalt inimesed unustavad ära, et näiteks selles toas pistikud ei tööta. Lihtsalt või nagu see pistik ei tööta näiteks. Ja see on nagu 50-50, et üks pistik on ühes toalurgas, teine teises. Nüüd ostja ostab ära selle, paneb selle teleka just järgmise päeva õhtul vaatab, et see pistik ei tööta. Ilge jama. Tema võib-olla saab ka poole aasta pärast kasutab seda. Ja siis siuksed pisiasjad on nagu tavaliselt need, mis nagu tulevad ka ma ütleks seda, et need varjatud puudused tulevad tegelikult enamasti üllatusena omanikele ise. Siuks ma ei tea. Meil on ka mingi siin viimane asi oli mingi külmkapp. Külmkapp ei pannud tükk aega kasutada, uks oli lahti. Ja tõenäoliselt olid lihtsalt hinged ära vajunud nagu. Mille peale nagu ei tulnud on ja siis ostja ütles, et nagu uks vajub lahti kogu aeg. Okay. Siis nad Eesti Vabariigis neid hingesid osta ei olnud, et vahetaks ära. Ja siis lõpuks nad leppisid mingi kompensatsiooni müüja poolt kokku nagu, et. See on siuke hästi väike asi. No lihtne asi, aga see ei tule selle peale, et külmkapp vajub lahti. Ma arvan, et nende teades ise, et nende varjatud puuduste kõige halvem osa on see esimene info, mis sulle laekub, et kuskil oli mingi asi valesti ja siis see lööb nagu ärevaks lihtsalt. Samas ma mäletan praegu, mul oli ka üks šoklikorrus korter kunagi Kalamajas müügis ja ma teadsin, et see klient on nagu
vist oli jurist ja varasemalt juba tegelenud flippimisega ja nagu teadlik ostja. Ja siis tuli ka mingi, ma ei tea, mingi kuu 2 pärast tuli ja umbes need asjad on korrast ära ja need asjad on korrast ära ja nüüd tahab nii palju umbes raha saada ja hinnalangetust ja mingeid asju ja siis mina teadsin, me oleme nendest teemadel nagu rääkinud ja saadale üllatusena alla ja siis meie alvajad kirjutas talle vastu kirja, et see on alusetu rikastumine põhimõtteliselt ja pahatahtlik nagu käitumine ja rohkem nagu ta ei vastanud meile. Mõnikord piisabki sellest, et tegelikult on tihti ka see, et ma tahan, tegelikult see on oluline koht, mis välja tuua, et kui olete müüja rollis, siis iga esimese kirja peale ei pea nagu kohe isiklikult emotsionaalselt reageerima hakkama, et see on hästi oluline koht. Et kõigepealt tuleks kiri läbi lugeda, mina soovitan nagu 5 tundi, pool päeva nagu rahulikult mõelda, mis kirja sa said just. Helistada ka näiteks maaklerile või kui sa ei ole maakleriga müünud, siis minu esimene mõte on ära vasta sellele kirjale. Ära reageeri sellele. Stiimuli ja reaktsiooni vahel on alati vaba valik. Ma tean, et seda on raske teha, eriti autorolis. Aga hästi oluline ära kohe nagu vasta. Ja siis arutage targematega, kui sul oli maakler, võtta maakleriga ühendust. Kui sul on mingi hea advokaat, saada talle edasi või jurist, küsidalt, mis ma teid tegema peaks. Või kõige parem, kui sul ei ole seda, siis see notaribüroo, kus sa seda tegid. Esimene asi, sa võiksid helistada näiteks sinna öelda, et tere, mulle näiteks ostja tegi siukse asja sellise tehingu puhul. Ja nemad annavad ka sulle kindlasti esmast nõu, nad on siuksed avatud tavaliselt. Sest nad on sinuga tehingu teinud ja selle kõik kirja pannud. Ja siis loogiline on see, et sa reageerid sellele, annad tagasisidet, kas sa teed seda alguses kirjalikult või kõigepealt helistad, see on enda otsustada, mida tavaliselt helistan ja siis teen kirjalikult. Ja nii ongi. Ja kui on vaja, lähed koha peale. Ma nagu mäletan mingid selliseid juhusid ka, kus ostja võttis ühendust nagu müüjaga otse, müüja ei võtnud minuga ühendust ja siis nad hakkasid seal mingid kokkuleppeid tegema ja nõusolekuid juba seal lubadusi andma. Ja lõpuks tegelikult ei olnud nagu alust, et müüja peaks mingeid asju maksma või tegema või. Ja ostja lihtsalt nagu survestas nagu seda müüjad nii palju, et ja müüja oli seal mingite rahaliste kompensatsioonidega nõus nagu ja siis ei olnud midagi enam rääkida. Ei no jah, kui sa maksad ära, siis... Ja siis see info jõudis nagu hiljem minuni, et meil oli niisugune asi. Ja see on jah, meil sama. Et suhelge nagu küsige, et meie juurde ikka jõuavad inimesed tavaliselt siis, kui mingi jama on juba tehtud, et kinnisvara mõttes ma mõtlen, et tihtipeale küsitakse siis, et kuule, ma tegin nii, et kas nii on okei või kas nii on kõige parem või siis sa mõtlen, et miks sa enne ei tulnud, et nagu igast üürilepingutega ma olen näinud seda, siis samamoodi ostu-müügilepingutega ja küsitakse nagu tagantjärgi, et see tagantjärgi küsimine ei anna sulle tegelikult midagi. Eriti kui sa oled lepingu allkirja alla, vahet pole, kas notaris või üürilepingu oli. Mingid kokkulepped on juba lubatud. Aga muidugi üürilepinguga on see teema, et sa võid seal igast asju kokku leppida, aga kui need on õigust ühised, nii nagu igast lepingutega, siis need on kõik vaieldavad ja tegelikult ei kehti. Need on vaieldavad, nad on kõik ühised. Õigust ühised, jah, nad ei kehti. Esiteks kõik, mis on üürniku vastased kahjuks, siis need on nagu ühised ja kõik, mis seadusest tulenevalt ei ole. Sa võid kokku leppida, aga teine pool nagu aktsepteerib, siis on nagu okei. Aga kui ta hakkab vastu vaidlema ja hiljem ütleb, et ma ei ole ikka nõus, siis tuleb lähtuda seadusest ja siis tal on õigus. Ja trahve ja asju nagu kirjutada ei... Täna tohib. No sõltub nagu mida. Aga see peab kirjas olema kindlasti, jah, absoluutselt. Okei. Tagatisrahadega tihti nagu kirjutatakse, et ma ei tea, läheb varem ära kui perioodi lõpp, siis tagatisraha tuleb kompensatsiooniks üürileandjale ja trahve. Igast kõikide jaoks ja see on absurdne. Kuule, aga meil on 45 mintsi läinud, ma mõtlen, et võtaks kokku. Mina tahan lõpetuseks öelda veel seda, et Tapal on mul üks huvitav arendusprojekt laual ehitusloaga. Et kortermaja oma, kui keegi huvi tunneb, siis võtke juba ühendust. Ja ühesõnaga tegelikult saaks väga ägeda maja sinna ehitada. Uusmaailmas on päriselt selline maja juba olemas ka Tallinnas, et saab visuaalselt väga hästi ette kujutada, mis see toode on. Uue maailmas, jah, sorry. Ja siit samast. Meie kontorist näeme põhimõtteliselt. Mõned majad jäävad ette. Katus paistab.
ja tegelikult on väga äge, aga kes julgeb Tapal arendada, see on juba next level, et sellel peab olema know-how või kohalik tunnetus olemas, et aega ja raha või siis oma raha, et teha ja vaadates, eks, et mida ma olen lihtsalt nagu mööda ilma ringi sõites, kinnisvara vaadates Eestis ja siin Lätis, Leedus, okei, seal ka, aga igal pool Hispaanias ja mujal ka näinud on see, et aga Eesti kontekstis just mõeldes, et väikelinnades need, kes on julgenud arendada väike kortermaja, ma ei tea, 10-15 korterit, siis nendel on kõigil tegelikult, kus me oleme käinud, väga hästi läinud. Selleks, et seal on kogu aeg olnud see efekt, et tegelikult seal ei ole pakkumist. Ma ei ütle, et see Tapa on kõige parem koht, aga inimesed tahavad elada uutes kohtades ja nad ei koli selleks Tallinna, et elada uues korteris, nad pigem elavad Tapal vanas korteris, siis kui seal uut ei ole. Ma ei tea, palju Tapal elanid täpselt on. Vahet ei ole Tapa või Rakvere või... Ma seda, et sealt leiab see 10-12. Jah, täpselt. Või siis täpselt, jah. Või siis ongi need noored esimesed, kes tahavad seda 2-3 toalist esimest vähe uuemat, täitsa uut. Ja nad on valmis natuke rohkem maksma, ehk siis praktiliselt Tallinna hinduseks, et Tapal saavad inimesed praktiliselt sama palka, mis Eestis seda mõtme Eestis Tallinnas. Et nad käivad enamasti Tallinnas tööl, vähemalt noored ja... Aga ma siin kinnisvara tulu toetuseks või vähemalt minu tegemist on küll huvitav, et ma panin eelmine nädal Pallasti tänaval 2-toaliste remontiva korteri müüki. Ja mul on siin, osad on käinud vaatamis juba, osad tulevad, on 12 huvilised. Et nagu ostuhuvilisi on, ostuhuvilised pooled tahavad endale osta, pooled tahavad flippida. Ja kõigil nagu on nagu usk, et on võimalik nagu teha ja tasud teha ja osta nagu. Absoluutselt. Et 12 huvilist ühel korterile ma arvan, et on päris suur number. No see ongi, aga vaata, see hind on täpselt selline, et investor seda ei taha, ta tahab veits odavamalt. See on nagu õiglaselt hinnastatud. Ja õiglaselt hinnastatud koduost ja tahab seda sellepärast, et täna on meil pakkumisest. Ma toon siis välja nagu ühed ei taha osta sellepärast, et liiga palju tuleb remonti teha, põhimõtteliselt tuleb kogu remont teha. Teised ikkagi ei taha osta sellepärast, et maja fassaad on korrast ära. Kus see on üks argument? Ja siis asukoht on kõigile meeldinud, planeering on kõigile meeldinud. Täna meil on parim pakkumine 97 000 nagu. Mitu rõõtu 40? 48. Et ta on nagu suur korter. Eestud tahab paari aasta jooksul korteritele maja korda teha ja... Mis siuke 48 ruutu, kui saaks kolmeseks teha, teed ikkagi köögist nagu teed selle väikse mihi? Keegi seal arvutas, et nüüd ka 150-160 000 võiks olla müügi hind, kui korda teha. Kolmese kasutusega niimoodi. Et see, kusjuures see on praegu täna põhiline asi, kuidas flippajad raha teenivad enamasti. Suurde lisaväärtusel omad on see, et nad teevad sellest kahetoalisest kolmes ja ühese teevad kaheseks, teevad dokumendid korda. Ja kõik ongi äge selleks, et korterid ongi nagu iseloomult läinud väiksemaks, kompaktsemaks, inimesed ja iga toa suuri ruutmeetrit taga, et nagu et oleks toalisus õige ja lihtsalt oleks ilus. Kolmesid tehakse neljased ja sealt luuakse see kõige suurem lisaväärtus, mida nagu flippajad saavad ära kasutada, et kõik korterid on turul üks jagu, et lihtsalt see lõpuks see planeeritud vist loogiline välja tegema, et ei oleks nagu köögikanalisatsiooniga on kõige suurem mure. Jah. No seda lahetatakse ka nende ülelöögipumpade ja asjadega, aga ma ei tea, ma julgeks seda riski võtta, kas ta 3 aastat, et toimib sul. See selleks. Kuule, aga tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris minu poolt. Edukaid tehinguid, jah. Kõik head. Tšau. Tšau.